Ülesande hindamine ilma maatriksita. Ütleme, et me oleme loonud täiesti tavalise ülesande, kus me ei kasuta punktiarvestusjuhendit ehk siis hindame otse selle punktiskaala alusel või siis arvestatud, mitte arvestatud skaala alusel, mis me kohe sätetes määrasime. Et hindamiseks jällegi klõpsame ülesandele, näeme, et üks töö on esitatud, vajutame nupule hinda. Nii. Antud töö on esitatud PDF-ina, ehk siis me näeme siin faili, mida me saame alla laadida ja samas Moodle toetab PDF-i otsekuvamist siia vasakule. Ehk siis siin me näeme siis selle faili sisu ka ilma avamata ja laadimata. Ja kui me oleme nüüd läbi vaadanud selle töö, meil ei ole siin hindamiskriteeriumi otseselt välja toodud, mille alusel hinnata, siis avanebki selline lihtne otse hindamise vaade, et mul on maksimumpunkte võimalik anda 100 ja siin ma siis pean neid käsitsi sisestama. Kui ma tahan tagasisidet kanda sõnaliselt või ka pildina, helina, siis need nupud on ka kasutuses iseenesest, et siis ma saan kirjutada ja täiendada siis hiljem ka, kui on vaja veel juurde midagi. Ja edasi ongi kõik, rohkem siit midagi juurde panna ei saa. Ja ongi hinnatud. Salvestan muudatused, siis tuleb ka õppijale teavitus meilile, et teda on hinnatud. Või siis salvestaja näita järgmist, kui mul on rohkem õppijaid, kes on töid esitanud, siis mul avatakse järgmine töö. Okei. Ja väljumiseks klõpsan siin vasakul kursuse nimele ja saan siit välja.